Tere, armas kuulaja! Meil on hea meel, et oled leidnud tee meie taskuhäälinguni O tantsuõpetaja. Meie oleme Viljandi Kultuuriakadeemia tantsuõpetaja erialatudengid. Keiti, Gretten, Tuuli, Riia ja Kristin. Taskuhääling on loodud õppeaine raames ja kokku tuleb salvestusele 5 osa, kus räägime ja arutleme erinevate teemade üle, mis on tantsuõpetamisega seotud. Täna me räägime teemal tantsutund. Ja esimeseks asjaks me võiksime tegelikult kõik ennast tutvustada meie kuulajale. Meie ütle oma nimi, vanus ja siis mul on kirja pandud selline küsimus nagu mis tantsu õpetad? Ehk siis millega praegu tegeled tantsuõpetamise raames või siis millega sa oled tegelenud, kui sa hetkel ei ole tantsuõpetaja tööl. Kes tahab alustada? mina võin alustada. Mina olen Tuuli, ma olen 22-aastane ja mina õpetan rahvatantsu. Ja ainult seda vist hakkangi üldse õpetama enda elus. Mina olen Riia, 23 ja praegu ma õpetan, mis ma õpetan? Mudilasi õpetan tantsima ja natuke vanemaid õpetan tantsima erinevaid stiile, kaasaegset balletti ja niisama toredaid mängukesi. Mina olen Kristin, 25 ja hetkel ei õpeta kedagi. Aga kuidas sa oled tantsuõpetamisega olnud seotud? Kas sa oled tegelenud tantsuõpetamisega üldse ka? No jaa, koolis praktika raames küll tegin praktikat ja õpetamist Viljandi gümnaasiumis 12. klassile teatriõpilastele siis. See oli selline, ütleme nii, kombinatsioon nagu füüsilisest teatrist ja liikumisest ja mingitest baaselementidest. Ja see oli väga tore nendega koos uurida liikumist. Mina olen Keiti, mina olen 23-aastane ja mina õpetan praegu mudilasi ja noori ja täiskasvanuid ja otsest stiili ma küll, ma ei tee, aga võib-olla siis käsitlen siis hip-hopi ja kaasaegset ja show'd ja muid liikumisharjutusi. Nii, ja mina olen Gretten, olen 23 veel ja ka õpetan igasuguses vanuses toredaid tantsuhuvilisi alates 1. klassist hetkel kuni täiskasvanuteni välja. Põhiliselt tegelen tänavatantsuga, aga ta on selline ka selline segu, show, aga ta on tänavatantsu mõjutustega vist kõige rohkem. Ja see aasta teen ka hästi natukene kaasaegset täitsa niimoodi töö raames. Ma mainin selle ka ära, et meil on igal episoodil oma nii-öelda läbiviija. Täna viime seda episoodi läbi mina, Gretten ja Keiti siin kõrval. Nad ei näe meid. Aga nad on kõrvuti. Aga me oleme kõrvuti. Ja meie teema on siis tantsutund ja räägime erinevatest siis sellega seotud osadest. Alustame oma esimese küsimusega. Millega alustada esimest tundi? Esimest tundi. Ma ei tea, kõik mingisugusemad põhilisemad asjad nagu iseenda tutvustamine, mis asja me tegema hakkame tutvustamine, võib-olla juba ka mingisuguste reeglite või mingisuguse väikse kodukorra paika panemine ja mingid esimesed liikumisasjad, et mina treenerina näen, millised on minu õpilased
kuidas nemad liiguvad, mis nende umbes tase on ja et ka tantsijad saaksid aru minu umbes töömeetodist natukene juba. Et mulle ise meeldib esimeses tunnis hästi palju nagu erinevaid asju teha, et tantsijad saaksid näha, et mul on endal lai spekter ja ma näen ka siis nende põhjalt, kas nad on võimelised kõikideks erinevateks asjadeks, mis ma teen. Ja ma olen nagu nõus kõigega, mis Tuuli ütles, aga ma lisaksin aga, et nagu ka mingi ala nimemängud või nagu, et õpilased saaksid ka ennast natuke tutvustada ja võib-olla ka no olenevalt, mis tund see on, aga et tutvustada mingit laiemat plaani nagu hooajaplaani või et tegelikult eesmärk on võid ja võistlustele minna või et mingid nagu pikemaajalised eesmärgid ka juba ära tutvustada, et nad teaksid. Aga jah, mis ma olen nagu tundnud just huvihariduses nagu kui erakoolis õpetada, siis need esimesed tunnid on alati selline enda reklaamimine hullult, et nagu palun tule mulle siia ja maksa mulle seda õppemaksu. Põhimõtteliselt vaata, et nagu hästi selline peab hästi nagu energiline olema ja nagu hullult nagu meeldima nendele õpilastele just esimestel tundidel, mis on väga väsitav alati, et ikkagi oleks õpilasi, kes tahaksid käia su tunnis ja siis kui kuskil oktoobris saab nagu rahulikumalt võtta juba. Ja algus on see, õppeaasta algus on täiega see konkurentsiaeg nagu, kus kõik valivad, kuhu nad siis nüüd lähevad ja kuhu nad jäävad. Et siis peab jah tegema reklaami ja olema tore ja inimesed räägite sellest nagu peab olema tore, et pärast hiljem ei taha olla tore. Pärast enam ei pea. Ei, nüüd minu tantsuõpetaja isiksus on ilmselt nagu see muutub aasta jooksul vähemalt 3 korda. Nagu olenevalt, mis periood on. Kas see on nagu hooaja algus, siis on see hooaja keskkoht, kus kõigil on kõigest kõrini ja siis on see hooaja lõpupool, kus on nagu nii, me päriselt hakkame nüüd esinema varsti ja nüüd on paanika lihtsalt. Kristin? Esimene tund, jah. No ma mõtlen, kui on täiesti nagu uued õpilased, et mina olen nende jaoks uus, nemad on minu jaoks uued õpilased, et siis ikkagi nagu mina kui nende õpetaja, et minu eesmärkide tutvustamine, et kes mina olen üldse, mis mu taust on võib-olla, mis on need eesmärgid, kuhu ma tahaksin nende õpilastega liikuda ja ikkagi mind alati huvitab nagu õpilaste huvipunkt, et nagu mis nende huvi on ja võib-olla mis nende nagu taust on. Et ikkagi kuna me koos liigume ja me oleme koos selles ruumis, et siis leida neid huvipunkte, kas need huvipunktid ka kattuvad. Ja nagu kombata ringi seal, vaadata, mis saab. Ma tavaliselt ma olen teinud niimoodi, et kui on täitsa kõige esimene tund, et siis mina näiteks eesmärkidest ei räägi, sest et mulle tundub, et see võib ära hirmutada enamus lapsi ja siis, et pigem see tund on selline, et jah, et kes mina olen, kes teie olete, saame tuttavaks ja teeme midagi toredat, see esimene tund siis. Sest et niikuinii võib-olla kõik ei jää käima, mõned jäävad käima ja siis, kui on see päris grupp, kes nüüd hakkabki käima, et siis ma võib-olla avan selle, et noh, mis me tegema hakkame, mis on meie eesmärgid ja kõik see. Mul on tunne ka, et see, mida sa teed esimeses tunnis, oleneb hästi, mis nagu vanus sul isegi on. Ja mis stiil ja mis nagu sellel hooajal toimub üldse ja institutsioon ka veel ülipalju variatsioone. Sest et mina ka näiteks esimeses tunnis eriti lastega ei räägi mingisugustest võistlustest ja asjadest, et alles nagu mingi põhikooli vanus, et seal ma mainin, et jah, me käime, see on nagu see nii-öelda eesmärk sellel grupil konkreetselt ja täiskasvanutega samamoodi, sest et lihtsalt võib tekkida vale nagu arvamus sellest, mis nagu tund endast kujutab. Ja siis kuskilt poole hooaja pealt, kui keegi läheb ära, on nagu endal veel raskem, eks ole. Aga jah, ma teen ka mingisuguseid omavahel mingid tutvumisharjutusi lastele ja õpilastele üldse. Ja ka räägin endast, sest et mina olen kõige tähtsam. Aga vale. Lapsed. Ja. Aga jah, noh lihtsalt, et oleks tore
see esimene tund, et ma ei hakka kohe nagu tampima. See tampimine tuleb kuskil keset hooaega, natuke peale seda esimest tundi tegelikult, kui me oleme ausad. Et selline sa siis oledki, jah? Selline ma olen. Aga selles mõttes ta on ikkagi põhjendatult, et ma räägin ära, et nii, nüüd meil hakkab selline periood, kus me tegeleme selliste asjadega. Lastele ma ütlen ka päris palju, et me nii palju enam mängida või sellised, et mäng on selline nagu väike preemia sellistes nagu tundides. Ma peaks ka hakkama enda täiskasvanud rahvatantsijatega mängima tunni lõpus mõnikord. Ma arvan, et neil oleks väga tore. Aga siis võib, lastega võib täiega tekkida see, et ei, aga teeme mängutunni, me ei tahagi mitte midagi muud teha, vaata. Aga nad teavad ju, et mänguga saab ka arendada ennast. Ja, sa saad muidugi. ju selle sama eesmärgi panna mängu, et see ei pea olema preemia otsuselt. No selles suhtes praegu ta on preemia, sellepärast, et muidu nad on pahad lapsed või? Kui mul on vaja nagu tegeleda just nagu konkreetse stiili ja nende põhisammude õppimisega, et nad nagu oskaksid oma keha selles nagu raamis liigutada, siis mänguga on nagu, sinna saab jõuda mänguga ja ma hästi palju soojendustena kasutan mängu. Jah, see on võimalik. Lihtsalt ilmselt oleneb ka, mis vanusest me räägime. 3-4 aastased sai, ei trilli nendega, mingid nii kava, läks nüüd 1-2-3 on ju. Et nendega tõesti ongi mäng ja lust. Rohkem küll. Me võime sujuvalt liikuda edasi oma järgmise alaküsimuse juurde selles samas, kuidas alustada tunde, et kuidas te üldsegi nagu üles ehitate oma tunde, olete üles ehitanud, mis on mingid olulised punktid, mis on teil alati olemas, kui te viite tunde läbi? No väga ikkagi oleneb vanusest, on ju. Aga ma nagu üldiselt, kui proovida nüüd mitte vanuseliselt rääkida, siis üldiselt ikkagi selline sissejuhatus, alati tunni alguses ma lasen nagu kõikidel õpilastel ka midagi öelda, et nad saavad nagu natuke võib-olla oma jutuvadinat välja elada. Ja siis soojendus ja siis kuna tunni alguses veel on nagu keskendumist, siis teha neid asju, et kas nagu tehnikat õppida või tantsu õppida, kui veel on seda ajumahtu, et nad jaksavad sellega tegeleda ja siis lõpus teha nagu mingeid lõbusamaid asju siis ka. Aga muidugi täiesti oleneb, oleneb, nii paljudest asjadest oleneb, aga põhimõtteliselt selline ja siis venitus lõpus muidugi ka. Aga sa võid spetsiifilisemaks selles suhtes ikka minna, et näiteks, et mis vahe on sul mudilaste tundidel ja siis nagu vanema vanuse nagu tundidel? No mudilastega on nagu põhimõtteliselt kõik läbi mängu, on ju. Seal kindlasti ei tee seda, et mäng on preemia, vaid nagu enamus tunnist koosnebki mängudest. Ja siis on küll see, et alguses kohe teeme siis kähku, õpime selle tantsukese ka ära, et siis neil veel nagu aju töötab. Ja mudilastele hästi meeldib suhelda ja see on täiega tore, et saab nagu lisada sinna mingeid suhtlemis asju ka, et ei pea olema ainult nagu liikumine. Ja mudilastega ka hästi palju ma lähtun nagu olukorrast, et alati ei käi kõik nagu täpse selle tunnikava järgi, vaid näiteks eelmine nädal vist tekkis meil siuke olukord, et ma lasin mingit laulu nagu taustaks, aga siis kõik lapsed hakkasid seda kaasa laulma ja siis ma mingi, okei, aga laulame siis ja siis me laulsime mingi 5 minutit lihtsalt seda ühte laulu ja siis ma hakkasin nagu improviseerima mingeid liigutusi sinna juurde ja kõik tulid minuga kaasa ja siis me lihtsalt laulsime ja tantsisime ja see oli täiega tore. Ehk siis nagu, et alati ei hoia sellest nagu kavast kinni, aga vanematega, nagu kuna ma õpetan vanematele tehnikat üldiselt või nagu, et balletitehnikat või kaasaegset tehnikat, siis ikkagi sellel on nagu ka tunnis suur rõhk, et jõuaks õppida tehnikat ja siis võib-olla alati ei jõua mängida. Jah. Mis vanuses su vanemad on ja mudilased? Mudilased on
siis 3-aastastest kuni 6-aastasteni ja vanemad on, no kõige vanemad on siis 5. kuni 9. klass. Mõni vist on isegi 10. Jah, 10. ka. Siuke. Aga ka neile meeldib veel väga mängida. Ikkagi veel ei ole täiesti tõsised täiskasvanud. Ikkagi tahavad ka mängida. Täiskasvanud ei ole üldse tõsised, Jah. võin öelda enda kogemuse pealt selles mõttes. Mis see küsimus oli täpselt Kuidas uuesti? tundi üles ehitad? No jah, mina ikkagi järgin ka seda toredat sissejuhatus, tunni keskosa ja tunni lõpetus ja kuna ma tunnen, et rahvatants on väga tugevalt sisse kirjutatud mingisugune nagu viis, kuidas me seda tundi läbi viime, et umbes, et me alustame kõigepealt rivistusest, siis on võib-olla mingi nimede kontroll, on ju. Siis me teeme kummarduse, et me nüüd oleme kõik samas ruumis, siis ma räägin, mis me see tund tegema hakkame. Ja siis on soojendus, mis mina tihti teen kas ringil või ruumis segamini ja ausalt öeldes, kui ei oleks tantsupeo aasta ja oleks natuke rohkem aega tegeleda, siis ma isegi viiks seda soojendust läbi natuke teistmoodi, kui ma seda praegu teen. Praegu ma ikkagi väga tugevalt rõhungi nagu mingi põhisammudele ja nendele rahvatantsu baasasjadele, aga tahaks tegelikult nendega rohkem mingit kehatööd teha ja avastada rohkem asju. Siis kui soojendus saab tehtud, siis me teeme diagonaali peal tavaliselt mingeid harjutusi, jällegi mingid põhisammud või lihtsalt ka mingi tehnilisus. Ja siis on tunni keskosa, kus me õpime tantse ja puhastame tantse ja siis tunni lõpus ma üritan ikkagi tavaliselt leida aja, et meil oleks venitus ja lõdvestus, sest see on täiega tantsu või rahvatantsus, mul on tunne mingi arvamus, et seal kunagi ei jõua venitada, alati see tunni lõpuni trillid seda tantsu ja kunagi ei venita ja ma valetaks, kui ma ütleks, et meil ei ole niimoodi juhtunud, meil on niimoodi juhtunud, aga mina veel teen seda, et ma lihtsalt lähen tunni ajast üle natukenegi, et nad saaks mingid asjad ära venitada. Ja siis meil on Kui pikad su tunnid on? 1,5 tundi ja oleks vaja, et oleksid pikemad, meil on väga palju inimesi, meil on 1,5 koosseisu põhimõtteliselt inimesi, mis tähendab, et kui ma tantsu õpetan, ma pean kogu aeg tegema 2 koosseisuga, kõigepealt õpetan 1 koosseisule, teine õpib kuskil lava peal, natuke üritab kaasa teha, siis me vahetame, nemad tulevad nagu platsile ja see võtab hästi palju aega ja see on väga-väga keeruline, sest osad inimesed ei kuula ja vahepeal jutustavad ja kõik see värk on ju. Igatahes, kuhu ma tahtsin jõuda veel tunni nagu ülesehitusel on see, et meil on alati tunni lõpus siukesi nagu lõpuring, kus me tuleme kõik kokku. Mina tavaliselt seal kiidan tantsijaid, ütlen, et mingeid asju saab ikka paremini ja mis iganes informatsiooni on jagada siis minul õpetajal või tantsijatel, siis see on see koht, kus me jagame seda. Siis sünnipäevalastele laulame sünnipäevalaulu ja siis laulame enda lõpulaulu ja läheme kõik ilusasti koju. Mis on teie lõpulaul? Kas sa tahad, et ma hakkan Laula meile. Tuuli läks nüüd lõpulaulu. See on see sõber ära väsi rändamise hoost, anna mulle käsi, lähme üheskoos. 1, 2, 3 ja siis me kõnnime selle 1, 2, 3 nagu natuke ringi sisse ja siis me oleme oma käed niimoodi lahti. See on iga tunni lõpp. Iga tunni lõpp. Jah, väga äge. Algus me hoiame niimoodi käed ristis, et parem käsi peab peal olema ja siis me laulame seda laulu. Üldse, kui me juttu räägime, siis me siis läheme ka selles ringis ja siis, kui me laulame, siis mingi, et me laseme sealt niimoodi käed lahti. Nagu siis... pioneerid. See on huvitav. Proletariaadid ühinegem. Rahvatantsud sekt. Sest et seal kabudes me teeme ju sama asja. Jah, aga seal te keerate lahti seal on ennast. see keeramine, aga see ringi Aga me ei motiiv laula on. seal ju. Seal ei laulnud, Tähendab jah. enam ma ei Mina ka enam ei käis. Aga okei, jah, et me ei laulnud, aga kuidagi see ringi motiiv on see nagu on sarnane. Ma tean, paljud rühmad teevad seda lõpuringi, kuidas iganes nad siis hoiavad ennast seal ja kuidas iganes nad sealt ringist nagu välja tulevad. Aga ma tunnen, et see on ülimõnus, üldse ringi motiiv tantsus on väga tihti me alustame tundi ringis istudes või kuidas iganes me alustame, on ju, et see nagu toob inimesed ühte ruumi kokku ja tunni lõpetuseks on see ka alati hästi hea, et ma saan kõigile nagu silma vaadata, korra rääkida neile veits juba head aega öelda põhimõtteliselt nagu siuke tore armas. Vahva. Ja minu kogemuse pealt on see ka külleltki olnud nagu väga õpiku järgi, et on sissejuhatus, alati soojendus,
tunni põhiosa sisu, olenevalt siis mis teemaga tegelen parasjagu ja siis väljajuhatus ehk siis selline nagu venitus ja nii-öelda nagu mahajahtumine. Ja mulle väga meeldib alati ikkagi nagu kuulda õpilaste peegeldusi, saada tagasisidet, mida nad nagu enda kohta teada said ja võib-olla ka mulle on meeldinud küsida, et mida nad ka nagu teiste õpilaste puhul märkasid või tähele panid. Et jah, mulle meeldib nagu tunni lõpus nagu ka kuidagi reflekteerida ja peegeldada, kuulata õpilaste arvamusi. Tahaks ka seda kõike teha, aga tunni aega ei ole üldse piisavalt pikk. Nagu ma ükskord üritasin teha seda, et üks grupp vaatab ja siis annab pärast tagasisidet, aga siis nad tahavad nii kaua rääkida üksteisega ja ma olen juba seal niimoodi, et tegelikult me peaks nagu edasi minema, meil ei ole aega, aga samas on nii tore, et te saate rääkida omavahel ja suhelda ja anda seda tagasisidet, mida mina võib-olla, ma ei näe kõiki inimesi korraga, nagu mida igaüks teeb valesti ja mul ei jää see kõik nagu meelde. Eks see on nii armas, et nad saavad rääkida, aga noh. Et selles vist ongi see tähtis, et kuidas seda aega nagu jagada, kui sa tundi üles ehitad, et kui ongi tavaline aeg on ju 1,5 tundi. Ei, jah, teil ka. Oleneb vanuses, osadel on vist 45 minutit või tund. Nojah, lastel on 40 või 0,5 tundi on jah. Aga et jah, et kuidas seda aega siis nagu jagada ja mis on need olulised osad siis, kas siis, mis sa oled ise välja mõelnud või mis see tegelikult üldsegi see tund siis peaks sisaldama. No jah, see ongi meie küsimus on ju. Ma võib-olla ütlengi siia vahel, et kuna see tunni aeg on tihti liiga lühike, siis ma olen teinud nagu niimoodi, et kui mul on iga grupiga on 2 tundi nädalas, siis et ühel tunnil nädalas ma keskendun rohkem võib-olla siis sellele tantsule, mis on vaja õppida ja siis teisel tunnil siis nagu muudele asjadele või nagu rohkem siis lõbusamatele asjadele või nagu teistsuguse nagu noh, et tuua mingit variatiivsust, aga et jaotan nagu selle ära, et mis see tunni fookus on, et niikuinii kõike ei jõua teha. Aga et see tunni fookus on paigas. No mul on see, et mina näiteks jagan enda rühma nagu teise treeneriga, ehk siis minul on nendega 1 korra nädalas tund ja siis temal on teine kord nädalas see tund ja ma tahan neile enda puhul pakkuda nagu nii palju head, kui mul on võimalik pakkuda, aga ma lihtsalt ei mahuta seda sinna 1,5 tunni sisse ära ja kuna on see tantsupeo aasta, siis vist see aasta jääbki nagu paljud asjad tegemata, mida tahaks teha ja katsetada, aga õnneks on veel aega. Me oleme ju noored ja ilusad veel. Super tore. Keiti, kuidas sina oma tundi üles ehitad? Okei. Noh, kui nüüd ikkagi siis üldiselt rääkida on ju, et tähendab, mitte üldiselt rääkida, aga see aasta olen hästi palju üritanud seda siis sisse tuua, et ma küsin, vahet pole, mis grupp on, et kuidas teil läheb. See on siis see küsimus, mis ma esitan tunni alguses, et me oleme ka siis ringis ja kõikide vanustega olen nii 3-aastastest kuni täiskasvanuteni. Ja ega ma ei ootagi sealt mingit vastust või keegi ei taha rääkida, aga et mida rohkem ma olen seda küsinud, seda rohkem on olnud avameelsemad rääkima, kuidas neil läheb, noh, väikesed muidugi hästi on ju, aga noh, neil tuleb ka see, et mis päkapikk tõi neile sussi sisse ja noh, kõik läheb sinna alla, vaata. Ja siis ma teen nimede kontrolli, panen kõik kirja ja no siis tuleb soojenduse osa, noh, mudilastel on mingi liikumisharjutusmäng ja vanematel, kes ei ole enam mudilased ehk noortel ja täiskasvanutel. Kui noored on noored sul? 1. kuni 8. klassini. Okay. Nad ei ole küll koos, aga noh, eraldi grupid, et need sealt siis ma nimetan noorteks. Selge. Jah, et seal on siis soojendus, pea, õlad, keha, kõik soojaks. See on küll varieeruv, kas mina näitan ette või nemad teevad ise või keegi neist näitab siis kellelegi ette või nad teevad koos, noh, mis iganes variante on palju. Ja siis tegeleme mingi tehnikaga, kehatehnikaga,
kuidas üldse, no lasteaias praegu, kuidas üldse hüpata ja kuidas põlved peaksid olema ja ma ei tea, rullida ja mis iganes, kuidas rühti hoida ja noh, kõik, mis käib tegelikult selle nii-öelda tantsu alla siis. Ja siis, kui on mingi kava meil olemas või üldse kas siis hakkan õpetama, et siis tegeleme sellega ja siis lõpus ongi venitus või lõdvestus ja siis võtame uuesti kokku ringi ja ma tavaliselt ütlen neile, et oli tore ja tšau. Tore ja tšau. Ja. Vot, Greten, aga kuidas sina tundid? Aga sina? Minul on sellel aastal, sellel hooajal tekkis selline tore mõte lastega, et ma alustan nendega koos alati ühe lühikese nagu rütmiharjutusega, mis on see nii-öelda, et ta toob nagu kokku, et alustame 3, 2, 1 ja teeme selle ja siis noh, et nagu patsud, hüpped, mis iganes ja siis me alustame sellega nimede kontroll, alati nimede kontrolli juures on ka üks küsimus, mis ma küsin neilt. Jah, viimati küsisin ka, et mis teile päkapikk tõi. Aga jah, ja ma proovin seda küsimuse asja teha suht kõikide gruppidega. Ainukesed vist on täiskasvanud, kellega ma seda väga palju ei ole teinud, aga muidu teistega küll. Ja siis täpselt samamoodi soojendus. Väga nagu, mul on mingid teatud 3-4 varianti, kuidas soojendust teha ja neid ma siis nagu kasutan ja vahetan. Ja ka eriti lastele soojendust teha läbi mängu on nagu mingi oluline punkt mul. Ja siis oleneb tegelikult, mis hetkes me oleme. Kui ma praegu ütleksin, et ma teen tehnikat veel, siis ma tegelikult ei tee, vaid ma õpin nagu tantsu. Aga alguses küll oli rohkem see, et ma keskendusin tehnikale, kas siis hip-hop baassammudele või siis mis iganes muud asju teha või mingisugustele balletiharjutuse, noh klassikalised seisud ja jalatõsted, mis iganes, et sellised asju ma tegin ka esialgu, aga nüüd ongi see, et tahaks kiirelt kähku ju valmis saada, et oleks nagu tehtud need tantsud, siis ma mõtlen. Aga ma ka selles mõttes jagasin ära, et mingitel päevadel ma tegin ainult tehnikat ka, mingitel päevadel ma tegelesin ainult tantsuga. Aga mul oligi nagu siuke kuuplaan ette tehtud täitsa, et mis mul plaanis on. Ja see, kui ma nägin sinu seda plaani ükskord, siis see motiveeris mind ka tegema, mis ma tegin ka. Mul on see siuke tabel nagu. See on Näita mulle, ma tahan see on väga hea plaani. nagu ma üritasin super tubli olla see aasta, sest et noh, nagu sain gruppe juurde ja et ma tegingi nagu kuuplaani endale ette, et mis teemadega ma tegelen nagu grupiga. Noh, nii et Keiti näitab no, mul on enda nagu, plaani. ma ei näita teksti, aga mul on nagu siuksed tabelid. No, ja, kus mul on nagu samamoodi. kõik kirjas. Ja mul on sarnaselt. Mina tahaks teksti kannast, ma ei saa aru, mis te kirjutate sinna. Aga... Mul on nagu nädalapõhine, mitte nagu... Ja siis on, noh... Loe ette meile midagi. Nagu kuuplaan ette tehtud, mis sa teed või? Ma teen iga... Ma teen, mul on ka niimoodi, või noh, mul on üles ehitatud see nagu kuu peale, on ja, aga et mul on nagu igal nädalal on mingi erinev asi, millega ma tegelen põhimõtteliselt. Ja, et noh, näiteks mul... Ma mõtlen selle nagu iga nädala alguses välja. See nädal võiks olla see. Ma mõtlen enne tundi, kui ma sõidan Tartusse, ma mingi nii, täna võiks teha niimoodi. Keiti jaga meile natuke oma kuuplaani. Ma lihtsalt, et mul näiteks septembris oli impronädal, siis mul oli paarisharjutuste nädal ja objektide nädal. Et siis selle põhjal siis kõikide vanusastmetega tegin nagu mingid, noh, ala torbikute soojendus ja mingi... See on päris hea. Et see aitab endal ka vist, et kui sa lähed nii laiaks ära, et noh, et mida ma siis teen, ja endal aitab kuidagi ree peal püsida või? Sul vist eriti, kuna sa ei tegele otseselt nagu mingi stiiliga ka, et mul on lihtne öelda, et ma teen tänavatantsus hip-hopi baassamme ja ka nagu, et tuleb välja, et need on nagu ülikeerulised hakata õppima nagu täiesti nullist.
on ju. Aga jah, et Oleks arvanud. ühesõnaga peab tegema seda, oluline, mis ma tahtsin siis lõpuks välja tuua, et peab tegema seda, mis on tüütu, aga nagu vajalik ja lihtsalt, et hästi oluline on vist õpilastele nagu ära põhjendada, miks me teeme neid asju. Mitte lihtsalt, et me teeme, sest nii on kombeks. Aga ma mõtlen, kui sul on terve kuu ära ette planeeritud, siis kui palju jääb sinna seda ruumi nagu spontaansuseks või selle jaoks nagu Riia tõi ka välja, et tulevad mingid hetked tunnis, mida sa ette ei planeeri, aga et sa hakkad nendega lõpuks 5 minutit laulad nende lastega, et koos seda mingit laulu on ju, et sul ei ole seda ette planeeritud, et ma mõtlen, et kui sa näed, et tegelikult õpilased on hoopis kuskil mujal, et nad ei ole valmis, ma ei tea, täna improviseerima või et kui palju jääb siis selle plaani juures seda ruumi spontaansuseks või et võtta nagu õpilaste pealt? Ikka jääb, nagu selles suhtes, et ma ei ole füürer, et ma olen nagu, me peame täna tegema seda, isegi kui teile ei meeldi. Et ma ikkagi nagu selles mõttes, et see pigem temaatika ikkagi nagu jääb, on ju, et me tegeleme kas liikumiskiirusega või liikumiskvaliteediga või mingite selliste asjadega, et aga see, mis seal sisuliselt sees on nagu hästi nagu kohandatav, et kui ma näen, et mingid harjutused ei tööta koha peal, ma ei tea, kuidagi mõtled ümber mingeid asju, proovid, katsetad teistmoodi, et ta ei ole nagu niimoodi, et punkt see, me peame ära tegema need asjad. See on pigem nagu ka enda jaoks, et sa tead, millest see tund koosneb. Et sealt võib palju asju ära jääda, sest et mõned asjad võtavad rohkem aega kui mõned teised asjad. Ja nagu, ma ei tea, ma pigem ütlen jah, et see aitab mind ennast. Ma kujutan ette, et kui sul ongi nagu palju rühmasid, erinevad stiilid, siis see nagu jah, ongi siuke iseenda töövahend vist kõige rohkem, sest et mingil hetkel, mitte et mul oleks kunagi olnud palju rühmasid, mul on praegu ka ainult üks siuke poole kohaga, on ju, aga et kui ma juba ette kujutan, et mul oleks 3 rühma, siis mul hakkab pea natuke valutama sellest, et selle rühmaga peab tegema neid asju ja nemad on nii vanad ja siis ma nende puhul pean mõtlema siukestele asjadele, et see võib täiega mingiks segapudruks minna peas. Jah, sest et mul on näiteks 8 rühma. Eelmine aasta mul oli ainult 3 ja see aasta mul on nagu 5 pluss siis 1 on nagu 2 peale. Meil on 2 peale. Enam-vähem. Et nagu 6, poole rohkem asju, millega tegeleda ja nagu kuidagi panna neid järjestusse niimoodi, et ja iga grupp on täiesti erinev, sa ei saa nagu isegi kui on sama vanad, aga 2 erinevat gruppi, sa ei saa teha täpselt samu asju, sest et nagu need lapsed või need noored on lihtsalt nii erinevad. Ühed võtavad vastu mingisuguste asju, ühed võtavad nagu täiesti nagu ma ei tea, tõmbavad lukku mingite asjadega, Mul on nagu 2 gruppi, kes on siis 5-9 klass erinevad grupid ja üks grupp on nagu, et täpselt sama vanad, aga üks grupp on nagu täiesti lobamokad, ainult räägivad, lobisevad, itsitavad ja siis see teine grupp, kes on ka täpselt sama vanad, aga teine grupp, nad on terve tunni vait. Nad lihtsalt on nagu vaikselt niimoodi nurgas ja ei julge mitte midagi öelda. Nagu, et nii erinevad saavad olla ja grupid. Ja mul on ka, ma just eelmine nädal pidin asendama kõiki tunde seal Tartus, sest et see teine treener oli reisil. Ja ka, meil on Tartus 2 rühma, üks on nii-öelda see valiksegarühm ja siis teine on mitte valiksegarühm. Ja ka inimesed on sama vanad, paljud inimesed on koos tantsinud, isegi kui nad on praegu erinevates rühmades, aga et ma ei saa juba teha samu asju, mis sest, et mõlemad rühmad tantsivad rahvatantsu ja mõlemas rühmas tantsivad sama vanad inimesed. Millegipärast ma proovisin esimese tunni, ma tegin nagu copy-paste tunni põhimõtteliselt, sest et mul ei olnud aega ette valmistada täielikult seda teist tundi ka. Ja osad inimesed ei saanud hakkama mingisuguste asjadega, mis ma olin väga üllatunud ja tuleb välja, et ei saada üldse ühe puuga lüüa. Seda ma mõtlesin ka, et tunni sisu poolest, et kui ma teen nagu mingeid tehnikaharjutusi, siis alati ma teen nagu kergema variandi ja raskema variandi, mõtlen mõlemad välja. Just sellepärast, et inimesed on erinevad ja nagu osad on edasi jõudnumad, osad on vähem, et see on nagu mingi asi, mis ma ka alati annan nagu valiku variandi
tehnikaharjutuste puhul. ja ma vist teen ka seda. Või no, et kui näiteks mingid pöörlemised, siis alati on niimoodi, et okei, kes praegu sellega sai hakkama, siis nüüd teisel diagonaalil teeb teistpidi seda, aga umbes, kes ei saanud hakkama, pöörleb ikka samapidi, et ta saaks selle kas või nagu lihtsalt mõtte selgeks. Aga nagu aasta lõpuks võiks, või nagu hooaja lõpuks võiks ikka kõik saada. Kõik teha seda keerulisemalt ja see oleks nagu... Aga vist ongi see, et see nagu protsess selleni, et saada kõik ühele nagu puule lihtsalt võtab aega. Aga tegelikult see pole ka vajalik. Ja tegelikult see ei ole nagu, oleneb sellest üldeesmärgist. Rahvatantsus võib-olla on. Jah, väga on. Tuuli hakkas raputama. Hakkas lauda. Tegi kurja nagu. Ei no jah, selles mõttes, nojah, tantsus, kui vaatad on ju, et siis võiks ikka ju samamoodi teha seda mõtled ju. Jah, aga vaat see tegelikult, ma räägin sellest ainult selles nii-öelda tantsupeo kontekstis. See on tegelikult kõik need asjad, kõik lähevad sinna. No praegu on aktuaalne see ka, jah. Et kui muidu rääkida, mida leigarid muidu teevad, siis see ei ole absoluutselt tähtis, et kõik on ühe puuga löödud. Kõigil oleks imeline varbasirutus, see ei ole üldse see, millega me tegelikult tegeleme. Lihtsalt, kuna oleme pärimuskultuuri hoidjad, siis peab hoidma ka tantsupeo kultuuri. Õige. Vist ainuke asi, mis ma tahtsin tuua siia veel, ongi, et oluline on mul ka lõpus venitus või lõdvestus on ja selle sama rütmimänguga ma toon lapsed uuesti kokku tagasi ka. Ma tahtsingi, palun, et sa tooksid näite ühest rütmimängust, sest ma istun siis õpetajate toas, kui Greteni tunnid on ja need on nii toredad, need rütmimängud. Kas, kui juba Tuuli siin laulis meile oma tunni lõpu asja, siis äkki sa võiksid ka teha ühe... No ma ei tea, kuidas kuulajale on see lihtsalt plaksud või patsud, mida te kuulete, aga nagu tegelikult see on nagu püstiselt. Aga tõuse püsti. No oodake hetk siis. Oi, vabandust, nüüd on kõik heli sassis. Jah, nii, Greten tõuseb püsti praegu. Nii, ta jõudis püsti. Sünkroon tõlge. Ja kohe... Mul on 2 grupiga 2 erinevat. Ma teen esialgu esimese. Mul on selline... Tee mikri juures. Ma ei tea, ilmselt ta kuuleb ka, kui ma teen. Ja kuuleb. Üks on selline hei, aina, ja siis nad hüppavad kõik üles. Kõik karjuvad hei. See on ühe grupiga. Teise grupiga mul on natuke pikem. Ja see on selline 1, 2 hei. Nii, nüüd me saame edasi minna. Yes. Kui palju on vaja sõna või ettenäitamist? Läheb siis kokku meie jutustatud teemadega juba. No mina olen selle küsimuse peale väga palju mõelnud ja ilmselt mõtlen ka edaspidi, sest et mul puudub nagu vastus selle jaoks, et ma mõtlengi, et näiteks kui teedki tunnivaeg nägijatele on ju, lastele. Et siis su vahendiks ongi ju hääl ja sõna tegelikult. Ja samas teiselt poolt ma mõtlen, et nagu kõik nagu info edastamine võib olla ka nagu väga represseeriv, et ei ole vaja nagu nii palju toota sõnavahtu, vaid pigem nagu teeme on ju. Et kuidagi nagu väga kahetised tunded ja et ühelt poolt nagu pooldan rohkem sõna, teiselt poolt pooldan rohkem nagu liikumist ja võib-olla nagu vähem etteütlemist on ju, et kuidas leida see nagu tasakaal, et üks ei hakkaks nagu domineerima. Ma mäletan ühte tundi, kui ma ise nagu õppisin kaasaegset, et siis õpetaja palus meil kõigil nagu silmad sulgeda ja vist võtsime paari või kuidagi ja siis info põhjal, mis me saime, pidime siis liikuma niimoodi, et me olime paaris, minul olid silmad kinni ja teine siis ütles umbes, et tõstad nüüd vasaku käe, teed sellega ühe ringi on ju. Ja tegelikult ja see vist oli kuidagi nii, et nagu me ei võtnud paari, vaid treener ise ütles, mida me peame tegema ja tegelikult need nagu liikumised tulid kõik nii erinevad, sest et igaüks võttis infot nii nagu nagu teistmoodi võttis seda omaks, et kui ma näen treenerit tegemas ühtemoodi, siis ma muidugi matkin teda täpselt samamoodi on ju, aga kui mul on silmad kinni ja ma kuulen seda infot, siis kõik ikkagi liikusid mingil määral teistmoodi. Me tegime ju ise ka seda eksperimenti.
Võib-olla jah. teisel aastal. Selle loovlaboratooriumi raames oli meil selline tore ainenimetus, eks ole. Oli nagu vaja midagi uurida. Aga me pidime valetama. Kas see ei olnud see valetamise asi või? Ei. Okei. me tegime seda Veissoni meetodit. Ja me võtsime põhimõtteliselt vaatluse alla Marko Veissoni, kes oli meie õppejõud sel kes oli tol hetkel meie Issand, ma ei mäleta. antropoloogia õppejõud ja siis nagu lektorina on ta väga vähe liikuv ja hästi nii-öelda nagu kõnel põhinev. Nagu paljud tegelikult Nagu õppejõud. paljud õppejõud, kes ei Aga tema tegele puhul tuli liikumisega. see eriti välja kuidagi. Ja siis me võtsime selle nii-öelda kasutusele Veissoni meetodina, mis tegelikult on nagu, võib-olla ta tahaks autoritasu selle eest saada, aga ja selles suhtes, et me tol hetkel ta tegelikult ei olnud enam meie õppejõud ja me käisime nende tundides nagu natuke salaja. ja kultuurikorraldajatega. Ja me käisime salakuulajaks. Me käisime salakuulajatena. Tegime märkmeid, hindasime, kuidas ta õpetab. Kirjeldasime nagu kõik, et mida ta teeb, kuidas ta teeb ja siis lõpuks lõime nagu ise helilise nagu vormi sellest mingisugustest nagu liikumistest, nagu kirjeldused. Või me vist tegelikult mõtlesime välja ise liikumise, siis me kirjeldasime selle liikumise ja siis me salvestasime selle kõne sisse ja palusime ja lasime seda inimestele, kes siis silmad kinni ruumis mitu inimest pidid seda siis tegema ja tulemused olid väga huvitavad ja humorikad. Ja eesmärk oligi see, et võimalikult täpselt tuleks see sama asi välja, mida me mõtlesime. Aga et ikkagi tuli täiesti erinev, aga see oli ka nii põnev näha, et see võib ka olla mingi huvitav viis, kuidas koreograafiat luua, et lased niimoodi teha ja sealt võtad mingeid noppeid. Mina tahtsin kahte asja öelda, ainult kahte. Andkaks. Et mudilastega on täiesti võimalik see, et ma istun terve tundi ainult räägin ja nemad teevad kõik ette ära. Olen seda harjutanud nendega niimoodi üle tunni või. Et üks nädal teen rohkem ise kaasa, järgmine nädal ei tee ja siis jälle teen ja ei tee. Aga see Veissoni meetod tuletas mulle meelde, et siis kui mul kips oli, siis ma käisin tunde ikka andmas, aga ma ei saanud liikuda. Ja siis naistele ma õpetasin siis tänavatantsu kava ära niimoodi, et ma rääkisin ja vehkisin ainult kätega. See on küll, eks siis pool sõna ja pool ettenäitamist siis sel juhul. Aga kava sai valmis ja käisid ka võistlustel, selles mõttes, et... Ehk siis tegelikult on kõik võimalik. Jah. Ei, kõik ongi ilmselt sunnitud olukorras on kõik võimalik. No jah, ma mõtlen, et samas ongi, et kui on kavas näiteks vaja mingi backflip teha või mis iganes asi, et sa võid ju öelda õpilastele, et sina teed ära, aga mina ei pea seda tegema. Et kui sa oled ka koreograaf, on ju, ja et kui ma olen koreograaf, aga ma tahan, et mu tants liiguks niimoodi, siis mina... Et ma ei pea suutma tegema. Sealt tuleb hea küsimus, tulebki, et kas tantsuõpetaja peab oskama kõike, mida ta õpetab. Mul on selles osas väga tugevad arvamused. Ma arvan, et võiks, see oleks ülimalt vooruslik, kui õpetaja ja koreograaf võiks kõiki suuta neid asju teha, mida ta ise nõuab või palub, et tantse teeks, on ju, see oleks aus, aga ma arvan, reaalsus on see, et ta õpetaja või ka koreograaf alati ei oska neid asju teha. Aga siis on vist oluline, et ta vähemalt teaks, kuidas see tehniliselt õigesti käib, et sa ei vigastaks õpilast. Muidu ei ole mõtet seda küll õpetada. Nii Tuuli Kibele praegu. Mul näiteks on niimoodi, et enda tundides jällegi see on üks minu nagu põhilisemaid nagu asju, millest ma kinni hoian, mingisugune lubadus, mille ma olen endale teinud, et kui ma ei ole päriselt haige ja mitte mingi tervislikult midagi mind ei takista, siis ma teen tantsijatega kaasa terve soojenduse, terve jõutrenni, kõik asjad ma teen nendega kaasa, lõpus ma venitan koos nendega, sest et täpselt ma ei palu neil minna üle mingisuguse piiri, millest isegi mina ei saaks üle minna. Sellel on teatud erandid, aga enamuse aja ma toimin selle järgi ning jah, täpselt see, mis Riia ütles, et kui on ju mingis muus kontekstis, ma vaja, et keegi teeb backflipi, aga mina ise ei oska backflipi teha, siis ma vähemalt oskan teha selle liikuja jaoks turvaliseks protsessiks. Ma selgitan ära talle, mis on need anatoomilised asjad, kuidas, mis asjad peavad käima.
et ja ka välja tuua, mis võib valesti minna. jah, kõik asjad. Nii, Keiti Kord. et kui sul oleks nagu iga päev 1,5 tundi, mitu gruppi, siis sa ei jõuaks füüsiliselt kõike kaasa teha. Soojendust ma rahvatantsutrennis ma pean tegema seda kaasa. Aga lihtsalt, et see on ka nagu vist õpetaja säästmine või? Kui sul ongi päevas, on 4 tundi, oletame iga päev, siis lihtsalt kõikidega. See on natuke surmav, aga selles mõttes jah, mudilastega võib-olla ei ole nii oluline, aga et näiteks noortega jah, sest et kui ta võib-olla ongi et kui sa teed kükiharjutus, nad teevad valesti, siis nagu kellegi pealt peab seda Samas mudilased jällegi tihti õpivad selle matkimise teel kõige rohkem, aga et see ei tähenda, et terve tund sa pead ette näitama, aga kui on nagu mingi tantsu õppimine, siis ma ei näita ka on nagu terve tund. Mudilastel see matkimine just mingi 5, kuidas nad õpivad. Noortega mul on tunne on see ka, et kui sa ise kaasa teed samamoodi nagu täiskasvanutega, et siis sina oled natukene nagu see motivaator. Et kui sa lihtsalt vahid ja seisad, kui nad nagu teevad kätega värtsi või nagu kükke või hoiavad planku, siis nagu nad on ka nagu mingi, mida sa teed, sa ise ei tee ju kaasa. Või nagu, et seal tekib, nagu kindlalt tekib see. Siis... Aga ma mõtlesin, sorry, kus ma segasin vahele, et kui on sõna versus mis ette näitamine, et kui ma mõtlen näiteks balletitundidele, mida ma annan, siis et nagu kui meil on stangeharjutused on ju, et siis alguses ma ikka näitan kõike ette, et kõigil jääks järjekord meelde ja siis kui kõigil on järjekord enam-vähem meeles, siis ma enam ei näita ja siis ma saangi rohkem tegeleda sellega, et täpsustada nende tehnilist sooritust. Ja selle küsimusega, mis kogu seda juttu alustas, ma tahtsin veel vist lisada enda poole pealt seda, et mina suhteliselt vähe nagu näitan ette. Mina teen palju seda, et ma küsin ise tantsijate käest. Näiteks, et me hakkame diagonaali peal tegema labajala valssi, siis ma küsingi nii, kas te oskate mulle öelda, mis on need olulised asjad, mida te peate siin nagu teadma ja mida järgima. Ja siis nad järjest annavad neid ja siis ma ütlen, kas on veel mingeid olulisi asju. Ja siis, kui on tõesti nagu täitsa algajad tantsijad, siis ma pean neile ette näitama, sest et muidu nad ei saa mitte essugi aru. Aga vist on ka see, et kui on nagu mingi kindel tehnika, kui on rahvatantsu tehnika, kui on balletitehnika, siis sa mingis mõttes pead seda ette näitama, sest see on väga kindel reeglistatud, kuidas see käib. Nagu, jah. Et kuidas see käib, see on väga kindel, aga et kui ei ole nagu nii kindel see tehnika, siis saab ka rohkem seda nagu mitte ette näitamist ja sõnalist kirjeldust. Aga et jah, oleneb vist ka, et mida sa õpetad ja kuhu sa sellega nagu jõuda tahad ka, et mis tasemele sellega jõuda tahad. Ja mulle meeldib ikkagi teha niimoodi, et saaksid nendest tantsijatest iseseisvalt mõtlevad tantsijad, kellele ma tõesti ei peagi ette näitama kõike, ehk ma hästi palju, kui ma seletan asju, ma selgitangi läbi nende rahvatantsu mõistete, ma näitan väga vähe ette, meil on rühmas mingisugused paarid, kes on väga-väga pikka aega tantsinud, nende pealt siis saavad algajad nagu nende põhjal siis imiteerida, aga et mina olen see, kes räägib ja selgitab asju sõnaliselt rohkem, kui et ma füüsiliselt tatsan seal ees ringi ja näitan neile. Just tehnikat õppides ma mõtlen. Samas... Aga kõik oleneb vanusest, sest ma ei saa lastega... Kui ma nüüd mõtlen oma seminari tööle, mis ma just kirjutasin, siis ise ma ei olegi sellest saanud rääkida, kas ma üldse oskan sellest rääkida. Kaitsmine alles tuleb. Et ka ballett õpetades ei saa olla ainult see õpetaja järgi tegemine, sest see just nagu tuli ütles ka, et see tõmbab selle õpilase iseseisva mõtlemise täiesti alla, mis tõmbab omakorda ta nagu passiivseks ja motivatsioon langeb. Ehk siis see, kui ta saab tegelikult ise mõelda, ise nuputada, ise jõuda mingite lahendusteni, siis tal tekib see eduelamus ja see tekitab ka temast siis motivatsiooni rohkem ja ta õpib ise mõtlema oma kehast, oma keha liikumisest ja nagu on lihtsalt teadlikum sellest, mida ta teeb, kui ei ole ainult nagu õpetaja matkimine, vaid ta saab ise mõelda. Eks sa oled nagu kompass õpilasele. Kuidas hoida tõhusalt laste, noorte tähelepanu erinevates vanuseastmetes? Oskan vastata, ei tähendab,
olgu, mulle meeldib vastata mudilaste näitel siis, sest et nendega ma olen siis leidnud mingi viisi, et iga harjutuse vahepeal peab olema mingi siduv asi. Ehk siis me alustame ringis, nimed on ära, nüüd tõused püsti, lähme ussi, nüüd võtad oma sõbral, paned käed õla peale ja nüüd ma viin teid järgmisse kohta, et alustada harjutust. Noh, et kõik peab olema nagu seotud. Sest muidu, kui mina lähen näiteks laulu valima, nemad seal 3-4 aastased istuvad, nad juba panevad jooksu ja mis iganes on ju. Et ma olen siis enda jaoks siis kuidagi leidnud selle, et kõik oleks seotud. Jah, nüüd... Kas sõna otseses mõttes me peame katsuma üksteist ja olema üksteisega seotud, et me ei läheks kuskile mujale ära? Nagu lasteaialapsed, kes käivad tänaval nende selle keti otsas. Appi, see on nii jupe. Keti otsas. Minu arust nii on. Jah, aga laste noorte ainult oli küsimus. Ja noortega, noh, kes tahab rääkida. Selles suhtes, et minul on nagu noored sellises vanuses, kes lihtsalt ei räägi mitte midagi. Nad nagu on täiesti tasa. Kui küsid nendelt midagi, siis nad nagu vaevu suunurgast, mõni võib-olla vastab midagi, on ju. Aga et mul noortega otseselt ei ole seda probleemi. Küll aga on see mure 1.–4. klassiga, kes on nii super hüperaktiivsed ja põrkavad nagu kõik põrkepallid niimoodi, et sul on 20 tükki on saalis ja siis nad on lihtsalt nagu igal pool, seal nagu laes, põrandal, ukse taga, noh, igal pool. Ja siis on 2 varianti, mida ma ise teen, on see, et noh, muidugi automaatselt tuleb see, et hakkad häält tõstma üle selle, mis nagu kõik siin toimub, on ju. Aga ma kasutan nagu sellist väikest kõristit vahepeal, et see on nagu veits nagu spetsiifilisem heli ja nad nagu enam-vähem vaibuvad selle peale või siis teine variant, ma jään täiesti vait ja ma ei ütle mitte midagi. Seda, et ma olen täiesti vait. Ma teen ka ja siis seda. nad saavad ise mingil hetkel aru, et olgu, nüüd on vist päris pahasti, sest et õpetaja on tasa. Ja siis on alati need mingi 2-3 tublit nagu inimest, kes nagu need tegelikult on terve aeg siin kuulanud. Mis nad hakkavad teistele Olge tasa, õpetaja tahab rääkida. Nad on väiksed politseinikud seal. Nad on nagu mingi... Oi, nad on mu lemmikud. Õpetaja on tasa. Mul ükskord oli nii, et ma jäin ka vait ja siis üks õpilane oli mingi ärme tee õpetaja elu nii raskeks, oleme tasa. Issand jumal. Ma tean, et ei tohi lemmikõpilasi valida, aga mul on lemmikõpilased ja need on täpselt need õpilased nagu. Mulle see vait olemine ei aita, sest et õpilased on nii mugavad juba minuga ja neil on siis nagu, las ta siis olla. Aga, me siis teemegi oma asju. Aga mis mulle aitab, on see, et ma hakkan hästi rahulikult rääkima. Et kas saab veel rahulikumalt rääkida või? Ja vaiksemalt. Et tavaliselt, mis juhtub, on see, et mudilaste tunnis, noh, et tõstad siis häält, et olla nendest natukenegi valjem, aga et mul siis töötab pigem see, kus ma olengi nii, ja nüüd me lähme sinna, nüüd võtad, ei üldse ei kakle siin sõbraga, praegu lähme nüüd sinna, no et hästi rahulikult, et see toimib. Mina jään rahulikuks, nemad jäävad rahulikuks, kõik saame aru üksteisest, jah, võt see on ka üks nipp. Kõik täiega oleneb jälle laste vanusest. Miuksed need lapsed on. Ma mõtlesingi seda, et vist mudilastega töötab see, et kõik on seotud ja sul on nagu kohe järgmine asi, aga vist vanematega toimib see, kui sa ikkagi annad nagu neid hingetõmbehetki, et keskendud ühele asjale ära, siis väike siuke ja siis järgmine asi ja siis edasi, aga mudilastega vist jah, on see, et edasi. Ja mina ka enda õpilas, mina vist kõige rohkem kasutan seda plaksu asja või ma lihtsalt korraks karjun hästi kõvasti nagu mina räägin praegu. Tantsuõpetaja. On meie pealkiri. Mul on muidugi ka see eelis natukene, et nad on kõik minu vanused või noh, seal ringis me saame nagu hästi läbi, ma võin öelda, et paljud neist on päriselt ka mu sõbrad. Eks see on väga siuke familiaarne keskkond nagunii, kus ma ikkagi olen saavutanud teatud autoriteedi nagu selle astme, aga et ma ei ole seal ees füürer ja nad ei sõida minust ka tegelikult mitte kunagi üle tegelikult, sest nad austavad mind juba inimesena, sest me oleme sõbrad. Seal on hästi nagu õrn piir sellel, kui sõber sa oled ikkagist nagu õpilastega, sest minul näiteks kunagi ammu oli nagu noortegrupp, kes oli, ma arvan, et äkki mingi 13–16 vanus, mingi selline vahe. Ja nagu hästi saame läbi, oleme sõbrad ja nii edasi.
ja siis tekkis seal selline nagu hetk, kus nagu paarile või tegelikult ühele tundus, et ta võib mulle öelda vastu asju, nagu mitte siis nagu kui õpetajale, vaid kui sõbrale või nagu tuttavale. Ja siis nagu oli see hetk, et ma pidin kogu grupile selle välja tooma, et jah, ma olen teiega sõbralik ja te võtate mind võib-olla nagu sõpra, aga ma olen ikkagist õpetaja. Noh, et nagu sellel on vahe, mis asju sa saad mulle öelda tegelikult, nagu et panna neid ise ka mõtlema, et ja nagu kui tuua maa peale nagu korra, et tegelikult seal on see autoriteedi vahe, aga see jah, et see piir on hästi nagu hägune, häguseks võib minna. Kuidas see suhtlus siis sealt edasi läks? No ta oli sükene natukene nagu akvartne peale seda küll. Piinlik ja imelik. Piinlik ja imelik natukene. Ebamugav. Piinlik ei ole nagu ka väga süke nagu hea vaste sellele, aga olgu. Ebamugav. Jah, et ta oli nagu ebamugav, aga see oli hea, et see oli ebamugav, sellepärast, et see minule vähemalt tekitas tunde, et nad said aru sellest, et mis vahe seal on, kas me oleme sõbrad, noh, et me ei ole sõbrad, me ei hängi kuskil kaubanduskeskuses nagu vabal ajal koos, vaata. Noh. Kui kurb. Jah, selline lugu tuli meelde mulle. Ma mõtlesin veel, mis nagu on aidanud mingit keskendumist tunnis, on see, kui just väiksemaid, suuremad vist saavad ise ka sellest aru, aga et tuletada meelde nagu, et miks me siin oleme, et meil on see eesmärk, meil on vaja saada tants valmis, meil on vaja jõuda võistlusteni, sest see on see tantsukultuur, kus me elame, et on võistlused, on ju. Ei pruugi, aga et minu puhul see on nii. Ja ühesõnaga, et kui ma nagu tuletan neile meelde, et sa ju tahad, et sul läheks võistlustel hästi, siis nad on mingi, peaks vist harjutama küll, jah, peaks vist keskenduma. See on nagu vahepeal toiminud. Tuletad seda nagu eesmärki meelde neile. Keiti võib nüüd hakata rääkima, sest et ta siin raputas tugevalt pead. Ei, lihtsalt, et ma vist niipidi ei tööta, et see võistlused või esinemine on see eesmärk, sest et tegelikult mina teen oma töö ära ja nemad saavad nii palju vastu tulla mulle, kui saavad, aga et ma ei hakka nagu kasutama seda, et et siis sa ei saa võistlustele või siis sa ei saa esinema. Et see nagu... Seda ähvardamist ma teie, aga ma just tuletan nagu meelde, et miks me siin oleme. Jah, aga siis ongi, et miks kas me just olemegi selle põhjusega siin, et minna ja näidata, et et see mulle tundub, et hästi palju jääb kaduma üldse nagu tantsutundides see, et tegelikult on ju oluline ka keha arendamine ja liikumine üldiselt ja ma räägin väga oluline üldse nagu lasteaedades ongi see, et nagu miks näiteks toon nüüd paralleeli täiskasvanutega, et sa näed, et ongi sama näide jälle, et teed kükki ja põlved lähevad sissepoole. Ehk siis sellega peaks tegelema juba lasteaias, sest et seal täpselt samamoodi on see probleemiks. Et siis kuidas nagu, et mina pigem sean need eesmärgid, et kuidas siis arendada keha, lapse keha ja et see oleks, ma ei tea, liikumisvalmis või? Et mulle tundub, et see on nagu minu jaoks siis on olulisem ja siis vaadata grupi dünaamika pealt, kas üldse lähme kuhugi väljapoole ka ja rääkida lastevanematega. Praegu ma muidugi räägin muidilaste kontekstis on ju, et rääkida lastevanematega, kas nemad on üldse valmis, et nende lapsed lähevad või kas lapsed on valmis minema, et nagu et kõik ma saan aru, et võib-olla tantsukoolides ongi, et see kõrgem juht ütleb, et võistlused, esinemised, need on eesmärgid, mis tegelikult on, aga et kuidas seal ka leida üles see kahjuks on võistlused. Et kuidas ka leida üles see, et oluline on ka nii-öelda siis kehahool või? Ja aga see kehahool peaks olema ükskõik, kas on huviharidus, üldhariduskoolis õpetan tantsu, toimetangi mingis ansamblis või seltsis, mis iganes. Nagu kehahool peab olema nii tähtis, sest mul on mitu korda olnud niimoodi, et ma ei tea, kas me venitame lõpus või ma palun mingil muul hetkel teha mingisugust liikumist ja siis mult küsitakse, et kas seda peab niimoodi tegema. Ja siis ma ütlen, et ei, et kui umbes su jalad ei lähe nii väljapoolseks, siis ära sina tee niimoodi, ta mingi, aga ma saan nad panna küll nii väljapoolseks, kui sa tahad, et ma lihtsalt pressin. Ei,
et ma keelan ära sul selle, et sa ei tohi, sa võid teha asju, sa võid proovida enda piiri ületada, aga sa ei tohi endale haiget teha, sa ei tohi enda keha lõhkuda. See on minul nagu mingisugune järgmine suur asi, mis seal rahvatantsutunnis ma on lihtsalt, et teie põlved ja hüppeliigesed jääksid terveks, mitte nagu enamustel rahvatantsijatel. See vist läheb ka natukene meie järgmisesse osasse sisse, et kes on üldse pädev õpetama, on ju, et ikkagi õpetajal peavad need anatoomilised teadmised olema, et ta ei tee õpilasele liiga, aga sellest me räägime ühes teises episoodis. Väike teaser. siis võtame järgmise küsimuse. Nii, kuidas töötada täiskasvanud hobitantsijatega? Üldse täiskasvanutega? Täiskasvanud hobitantsijad ei ole, nad tegelevadki hobiga. See ei ole see, et ma nüüd lähen karjääri tegema, aga näiteks meie vanust täiskasvanud võivad sellega vabalt karjääri teha. Et siis ongi, et mida me küsime. Minul oli eelmine aasta selline kogemus, kus ma siis õpetasin on ju naisrühma Ramsil, niimoodi pooleldi praktika raames, pooleldi aitasin lihtsalt välja teist õpetajat. Ja seal tantsisid siis naised, siuke 40-50 pluss. Ja ma ei tea, ma ka lihtsalt esimeses tunnis siis lihtsalt rääkisin, kes ma olen, mis umbes mu mõtted nendega on, küsisin, kuidas neile tunduvad need mõtted, mida me tegema võiksime hakata koos, sest meil pidi olema ainult mingi 2-kuune siuke väike periood koos. Ja siis me seal rääkisime ja arutasime natukene ja tegime enda tunnid kõik ära. Ma sain meeletult palju positiivset tagasisidet, mingisugust jällegi autoriteedisõda nagu ei olnud, et need naised väga austasid mind, mis sest, et ma olen mingisugune too hetk, ma olin 21 blond väike tüdruk nende ees põhimõtteliselt. Aga pikk. Aga pikk. Aga põhimõtteliselt, et kes sa oled siuke ja kus sa tuled ja mida sa meile õpetad, siukest suhtumist absoluutselt ei olnud. Et võeti väga kiiresti omaks. Ma olen siiamaani nende grupi chatis. Soovin õnne, kui kellelgi on sünnipäevad. Ja lihtsalt jah, endast vanemate inimeste puhul kuidagi ma tundsin, et see jällegi natuke pead sõber olema, üritad natuke nendega ühist keelt leida, samas ajad enda asja. Ei suhtu nendesse nagu lastesse kindlasti mitte. Ma tunnen, et see oleks nagu kõik ära rikkunud, sest et nad on tegelikult vägagi ise mõtlevad inimesed. Nad on väga palju rohkem elutarkust on neil kui minul ja kui mina lähen nendega rääkima, nagu nemad mitte midagi ei tea, siis see tekitab selle trotsi näiteks või see tekitab selle negatiivse emotsiooni. Aga vahepeal ka tead rohkem kui nemad? Ei, muidugi, aga ma ei väljenda seda nagu, et nii, kuidas te ei tea, kas vahetussamm käib. Et see ei ole mingi asi, kuidas ma nendega suhtlen. Kuidas nagu, või milliseid harjutusi teha vanemate inimeste kehadele. Sest ma mäletan, ma alguslähega lendasin mingi enda asjaga peale ja oli mingi nii ja nüüd istume maha ja teeme siin asju ja nii, upsti tõuseme püsti ja nad olid mingi, oota Tuuli, meil läheb nagu aega, et siit püsti saada, ma mingi õigus. Ja siis ma läksin koju ja olin mingi nii, kuidas töötada 50-aastaste inimestega, mis harjutused on nende kehadele sobivad ja kuidas asju teha. Sest et mina tõesti üldse ei mõelnud selle peale, et kõikide inimeste kehad on väga erinevad ja küki püsti ei saa enam mingis vanuses teha nii kiiresti ja ruttu. See on pikk jutt, sai nüüd läbi. Kristin, kas sul on kogemust täiskasvanutega? Või ka ise olles õpilane samamoodi? Praegu näiteks. Õpilasena ju ikka. Aga kõik minu kogemus baseerubki kuskil sinna gümnaasiumi kanti õpilastega ja ma võtan ikkagi neid kui täiskasvanuid, et mul tõesti puudub kokkupuuda nagu mudilaste ja väikealastega ja pigem ütlen, et ma kardan neid rohkem kui täiskasvanuid või nagu vanemaid, et seal on nii palju erinevaid meetodeid, kuidas nendega suhelda, ongi tähelepanu, kuidas nendele ligi saada, et see on nagu nii psühholoogiline, et kui on täiskasvanud või et kui on kuskil ongi keskkooliõpilased, siis ma saan tegeleda selle tunnisisuga või teemaga, on ju. Et ja mis puutub siis nii-öelda nagu enda vanuseid või nii-öelda keskkooliõpilasi või ka tegelikult ma võiks öelda 30, 40, 50,
et minu eesmärk on ikkagi alati nagu olla nendega kui sõber, et jah, loomulikult seal peab säilima see austus, et ma olen ikkagi nagu õpetaja, aga et see, et mind nagu kuulatakse või pannakse tähele, aga ikkagi, et ma olen nagu üks nende seast või oma, et samamoodi isegi kui ma olen nagu selle saali või klassiruumi ees, siis et tegelikult mina olen ju ka õpilane. Et ma kogu aeg ju ka seda tehes ma ka õpin. Ehk siis jah, jällegi oma kogemuse pealt, et mul oli ikkagi ka nagu soov või eesmärk nagu olla nendega kui sõber, olla nagu ühe selle nivoo peal. Aga jah, et säiliks see mingisugune austus kõige selle juures. Jah. No minu kogemuse põhjal on täiskasvanud treenimine siis minu jaoks uus kogemus sellest hooajast. Natukene eelmise hooaja lõpust, aga põhikohaga sellest hooajast. Ja ma olen aru saanud, et mulle väga meeldib täiskasvanud inimestega töötada, sest et just ongi, et see on hästi kuidagi nagu minu jaoks palju lihtsam kui lastega tegeleda, sest et seal on nagu nii palju asju, mis on täiesti erinevad. Aga jah, jällegi täpselt seesama, et olla sõber nendega, olgu, aga siis ongi see, et mõned inimesed võtavad seda nagu, kuidas ma ütlen, nii enesest mõistetavana mingist hetkest juba, et ma olen seal ja nad räägivad mulle oma asju, oma pereasju, oma nagu mingisuguseid natukene mitte nagu privaatsemaid asju, on ju. Ja siis hästi nagu, et sa pead olema see inimene, kes sellel hetkel nagu, või et on mingi hetk võtad otsuse vastu, et jah, ma kuulan, aga iseenesest kui palju sa sellega tegeled, see tegelikult ei ole nagu psühholoog või nagu keegi selline, mis on nagu poole kohaga väikse sammuga natukene vahepeal nagu pead olema. Aga et see on mingi asi, mis on tulnud välja lisaks nagu sellele tantsu õpetamisele või sellele tunnile, et ma olen ka nagu mingisugune küll nagu piisavalt võõras, et mulle saab jagada. Jah, mingisugust asju. Huvitav, ma ei teadnud, et see siia kohta läheb. Mõtlesin ka sellele küsimusele ja mina olen äkki mingi 4 või 3, kuskil seal vahepeal 3,5 aastat äkki siis töötanud täiskasvanutega ja 2 aastat tagasi umbes oli periood, kus siis täpselt see piir siis jooksis, et ma olin nendega justkui sõber, aga ka nende õpetaja ja see oli väga halb periood, sest et mis juhtus oli see, et mina hakkasin kõik hästi isiklikult võtma. Nende kõik tunded lasin endast läbi ja praktiliselt iga tund koju jõudes mina läksin nutma, sest et nende emotsioon, mis tekkisid, näiteks nad ei saa aru ja neil ei tule välja, et nad annavad selle emotsiooni mulle ja ma võtsin selle endasse ja võtsin hästi isiklikult, kuigi see ei olnud minu pihta ja ma ei tulnud sellega üldse toime ja siis ma tegingi endaga tööd, et saada see, et see, mis jääb, see, mis on trennisaalis, see jääb ka sinna ja ma ei võta teiste tundeid isiklikult ründavalt minu pihta siis. Nagu vaata, kui olulise õppetunni sa tegelikult said, et nagu mõtle psühholoogi peale, kes ju päevast päeva kogebki ju teise inimese emotsioone, et kui ta võtaks need kõik endasse, see oleks võimatu, ta ei saaks seda tööd teha, et tegelikult ongi, et sa pead jätma need nagu sinna klassiruumi või olema see nagu filter, et sa lased selle endast läbi, mitte sa ei jäta seda nagu enda sisse, on ju. Inimlikus mõttes just empaatiliselt see nagu automaatselt on see, et sa võtad selle ja jätad selle endale ja see nagu lihtsalt vist oluline, isegi mitte ainult täiskasvanutega, vaid nagu noortega ka, kes tulevad mingite muredega ja on nagu, selle juba läheb sinna õpetaja episoodi ilmselt ka sisse natukene, aga et kuidas nagu
toimida sellena, et sa oled see filter, kus kohast nagu inimesed saavad mingisugused mõtted ja tundid läbi lasta. Kas sa oled noor, väikesed lapsed samamoodi, neil on nagu hoopis teistsugused mured küll, aga et need on ka nende maailma mured ja need on kõige suuremad mured üldse sellel hetkel, kui nad on selles nagu ja et kuidagi sa ei saa neid blokeerida. jah, Sa pead nagu kuidagi võtma need vastu, sest et õpetajana nagu võib-olla neil ei olegi kedagi teist, noh, et ma ei taha endale seda vastutust võtta, et nüüd ma ei kuulanud ja nüüd ma ei tea, mis ta nüüd, kuidas ta tunneb või mida mõtleb. See on väga suur vahe, kas sa blokeerid ära või see, et sa ei võta neid nagu endasse vastu. On. Seal ongi aga see on väga raske. Seal ongi see tervislik suhe sellega, et need piirid minu ja mu töö vahel, et see ei ole reaalne, et ma lähen koju kõikide selle infoga, mis ma kuulen nende 20 või ma ei tea, palju neid õpilasi on seal, et ma kõik selle info võtan kaasa ja siis seedin seda ja võtan selle endasse, see on kõik minu pärast ja nii. No et see on võimatu, see on nagu noh, et need tervislikud piirid minu, mu töö ja mu õpilaste vahel on üliolulised ja see ei tähenda seda, et ma oleks empaatiline või et ma ei kuulaks neid, loomulikult ma kuulan, aga ma vähemalt ei peaks nagu võtma neid niimoodi enda sisse, et ma lähen koju ja hakkan nutma selle pärast. Ja täpselt samamoodi ka, mis ma veel tulen tagasi selle juurde, mis ma ennem rääkisin, et see sõbra ja autoriteedi piir on täiskasvanutega ka täpselt samamoodi, sest et mingist hetkest mingid üksikud juhud õnneks on ka olnud täiskasvanutega töötates. Et nagu tundub, et mingid asjad või osadele tundub, et mingid asjad, mida ma ütlen, enam ei käi nende kohta või et mida ma ootan, ei käi nende kohta või et saab nagu mitte tegutseda selle järgi, mida mina ikkagist ootan nagu tunni kontekstis näiteks. Et jah, et see et võib tekkida see nagu pähe astumise moment või et kuidas seda nagu ka hoida ikkagist selles mõttes lahus, et sa täiskasvanutega on ka keeruline seda autoriteedi staatust nagu hoida. Et see võib ka täpselt samamoodi nagu noortega, kes on piisavalt sõbrad, minna nagu lappa. Näiteks just nagu sa seda rääkisid, tuli meelde, et mis ma veel ise teinud olen enda õpilastega, siis kes on küll minu vanused, et mitte väga palju vanemad, aga ma suht tihti ikkagi nagu tuletan neile meelde, et mina ka õpin ja et ma ei tea ka kõike. Ja see täiega kuidagi, ma tunnen, aitab selle vastu, et ei teki mingit päheastumist, vaid et kui nemad teavadki mingit asja, et tegelikult me mäletame, et see asi käis niimoodi, siis on mingi, jah, muidugi, õigus, on küll. Ja võtan nagu selle, et jah, tunnistan üles, tegin väikese vea, aitäh, et teie teadsite ja kuidagi siuke nagu normaalne, et me oleme kõik inimesed ja ma ei ole siin ees see, et ma kõike tean ja ma olen perfektne. Et see jällegi kuidagi enda vanustega ja endast vanematega aitab nagu jälle tuua nendesse seda reaalsust, et me oleme kõik inimesed ja et me oleme võrdsed siin ruumis ja me kõik teame mingeid asju. Nagu kui sa oled aus ja autentne, siis saad ka vastu seda ja tekibki rohkem mingi usaldus, kui sa ei ole mingi robot seal klassi ees lihtsalt. Jah. Aga Keiti, sa ei ole ainuke, kes on nutnud pärast tunde, lihtsalt lohutan sind selles mõttes, kui jäi see mulje. Me kõik oleme seda. Grete Nama meie viimane teema meie tänases tantsutunni episoodis, mis on juba läinud igale poole laiali ka, on ju. Aga lihtsalt sellepärast on laiali, et kõik on omavahel tegelikult seotud nagunii. Aga me viimasena veel räägime eakohasusest tantsuõppes ja ka võib-olla tantsustiili õppes siis. Ja küsime kohe sinna alla ära ka küsimused, kas see on praegu probleemne, kas sellega peaks tegelema, kuidas sellega tegeleda? Jah, need on meie mingid mõttekohad. Kõik liigutused, muusikavalik, kostüümid, kõik, mis läheb sinna alla, mida te kunagi näinud olete või kui ei ole, siis kas siis näinud ise või kogenud või arvate sellest midagi? Ma käisin eile võistlusel žüriiks ja seal oli ka selliseid ikkagi natuke häirivaid kaadreid sellest, kuidas
no ma ei tea, ma ei hakka nüüd call out ima siin on ju võib-olla, aga et ikkagi noh, mingi 3.–4. klassi tüdrukud olid valinud natukene sellise laulukese, kus peab palju puusi liigutama, on ju. Et kui nüüd Mis laul? viisakalt Mis laul see oli? ei, selles suhtes, et jaa. Rääkida võib ikka ei asjadest. rääkida võib ikka. Rääkida Nad tegid võib seda ja Ahah. siis seda tantsukest, mis seal muusikavideos on ju. Aga seal oli ka veel näiteid, aga see oli nagu jäi kõige rohkem meelde nabapluusid 10-aastastel, ma ei tea. võin ma lisada veel, et Muidugi. tegelikult puusa liigutamine oma olemuselt on nii neutraalne Jaa. seda asi. küll, jah. Aafrika hõimud, kõik käibki puusades, Jaa, aga jaa. kui sa paned sinna selle konteksti, et nabapluusid, miniseelikud, Jaa, jaa. meik näkku, siis ta lisab selle nagu, et ta on ebasünnis, aga puusade liigutamine neutraalselt on Jah. ülinloomulik. Jaa, loomulikult, aga samas on ju Aafrikas mingites riikides on ka puusade liigutamine on kõik signaal selleks, et sugu Jah. jätkata. on, mis on jällegi ka üliloomulik protsess, et et see ei ole mingi tabuteema, lihtsalt, et ja ma saangi aru, et seal ka mingites riikides see, et 10-aastane tüdruk tahab sugu jätkata, on ülinormaalne. Lihtsalt. Tõesti. Hästi tuli. Aga Eestis see nii ei ole. Lääne kultuuris on see tihti nagu ei, kui ma siin hakkan puusi liigutama nii nagu ma olen, siis ma arvan, sellel on null seksuaalset Jah. konteksti, aga kui mul on miniseelik, meik on näos, siis seal tekib ja kohe lava see nagu kontekst on ka seksuaalne alatoon. Probleem tuleb minu jaoks sisse selles, et mis vanuses sa oled ja kes vastutab. jah. Kes okei, ise lähed, teed tore lapsed mõtlevad, siis keegi ikka ju vaatab üle või kui ei vaata, siis peaks kas siis lapsevanem või keegi, sest et jah, see on vajalik. see on see kontroll või noh, et see on kõik, ütleme, et võib ju visata selle, et see on kõik suhteline, mis on kellegi jaoks ebasünnis, mis ei ole kellegi jaoks ebasünnis, aga nagu kui esimese klassi lapsed hargitavad laval niimoodi, et kõike on näha ja seljas on selline kostüüm, mis paistab läbi, siis nagu see on suur probleem ja mul tekibki samamoodi küsimus, kes selle eest vastutab, kes on sellise asja lubanud lavale. Noh, et kus kohast sa tuled selle peale, et nagu väiksed 10-aastased lapsed, okei, see on juba 3. klass, aga nagu 10-aastased lapsed nagu jalahargitus teha publiku poolt läbi valgete retuusidega, mis paistab läbi, kõik on näha. No samas iluvõimeline sünkroonujumine ongi ju see, seal on ka ülinoored inimesed. Ja, aga see kontekst on hoopis teine. Aga jah, jällegi kontekst on ju. Samas tegevus ise on hargitamine ja ma ei tea, spagaadi viskamine on ju, et see tegevus on sama ja see on okei mingis kontekstis, aga kui sa paned selle teise konteksti sama asju tegema, siis muutub täiesti teiseks. Et millal on see ropp, vist see skaala on see, kus nagu kombatakse neid piire ja just see, et no see muusikavalik on ju, kui paned ingliskeelse laulu, okei, võib-olla ei tunne inglise keelt nii hästi on ju, aga et lihtsalt sa ei saa panna mingit roppu laulu esimese klassile. Noh, et see nagu, see ei lähe kokku oma vahel. Issa mul mõnikord, kui tunnis nagu Spotify'st kogemata tuleb mingi laul, mida ma ei ole valinud ja siis seal tuleb mingi roppsõna ja siis mul jääb korraks süda seisma mingi oh my god, lapsed kuulsid ja ma rikkusin sinna. Mina näiteks kasutan ka nagu lastetundides Spotify'st eriti, hip-hop tänavatants, rap-muusika väga on raske leida. Super nagu halbade sõnadega, väga halbade toonidega inimestele, naistele, ühesõnaga naised, seks ja raha põhiline teema on ju. Narkootikumid ka. Aga et leida siukseid lugusid ja Spotify's on selline asi nagu classic hip-hop rap clean, kus on lood, mis ei oma selliseid sõnu, mida lapsed ei peaks kuulama. Jah, et see on ülioluline, see nagu, kui sa tegeled heliga, lastega, muusikaga, see nagu kontroll, mida sa lased tundides juba, pluss millega sa lavale lased lapsed minna, et sina oled sellest vastutav ja
see on, minu jaoks on see super suur probleem. Ja see, et sa võtad ära selle ropu sõna sealt laulu seest, ei võta konteksti ära. See nagu see, et sa võtad, ongi, et vali siis uus laul juba, sest et laulu sõnum jääb samaks. Peab väga palju läbi mõtlema enne, mis lugusid kasutada. Ja mina näiteks üritan seda, kui nüüd minna liigutuste juurde tagasi, on ju, muusika, kõik läheb sinna alla, et võib-olla see ei ole parim sõnastus, aga et sooneutraalne tants või? Et see ei ole see, et ma teen nüüd naiselikku tantsu ja siis ma teen poistel teen eraldi tantsu. Kui mul on segarühm, siis näiteks on ju, kui mul on segarühm, siis ma üritan seda, et ei ole seda, et ühesõnaga sooneutraalne tants, minul on see nagu mingi teema. Mina näiteks, kui rääkida korraks, tulla tagasi natuke see Riia selle juurde ja asjad, siis näiteks Kristin võib nüüd mind parandada, sest tema on seal koolis päriselt käinud, aga minu õde läks ka nüüd õppima kooli ja neil oli just ka Playbox ja mu õde oli kodus ja otsis mingisuguseid riideid endale ja ma pakkusin välja, et teete seda muusikavideot, et näed, pane siis need asjad selga ja ta ütles, et ei, neid ma ei tohi panna, meid diskvalifitseeritakse, kui me oleme liiga alasti riides ja kui me teeme selliseid liigutusi, siis jah, meid diskvalifitseeritakse. On see tõsi või? No seal on, esiteks see produktsioon on nii suureks, et see on aulast läinud nagu võimlasse, seal on nagu ilmselt lähevad kunagi Salme kultuurikeskusesse, et seal on ülipalju sponsoreid ja ülipalju nagu seda taga, et ja kuna seal on nii palju probleeme olnud selle blackface'iga ja kõigi nende teemadega, et seal on nagu kontroll, mis läheb päriselt lavale, on nii palju nagu suuremaks läinud, aga jällegi mis on teine minus, et sealt jääb see nagu mingi võlu kaob ära, kui see läheb nagu nii suureks, siis see läheb nagu kommertslikuks rohkem, et kui see, vähesõnaga see on hoopis teine teema, aga natuke lihtsalt oli see, et huvitav, miks Eesti erinevatel tantsuvõistlustel või kas siukene asi reeglistik on olemas või? Aga peab konkreetselt asja ei ole olemas, et kohtunikud peavad siukest asja jälgima ja nad ei jälgi ka, mis on vabandust, väike nagu call out Eesti tantsumaastiku tantsuvõistluste kohtunikele, ärge võtke isiklikult, aga korraldajatele samamoodi, et see ei ole okei ja keegi peab selle eest vastutama. Suure tõenäosusega vastutab selle eest žürii, kes valib ja annab punkte nagu ja sa ei kavadele. anna teist kohta või esimest kohta grupile, kes on teinud siivutuid asju lava peal. Et siis sellest tekib hästi suur küsimus, et nagu et kus kohas me oleme oma nagu tantsumaastikul, et me lubame nagu nii-öelda võistlused võistlusteks, aga et sa nagu tunnustad asja, mis tegelikult ei ole seda tunnustust väärt, sest et see on ebasünnis. See ei ole normaalne. Aga see läheb jällegi meie järgmisesse osasse, kus me räägime lähemalt tantsuskeenest. Seda ka, absoluutselt. Ma olen lihtsalt selle kogu jutu peale nii õnnelik, et esiteks ma tegelen rahvatantsuga ja teiseks mul on täiskasvanud inimesed ja ma saan neile lasta väga veidrat muusikat ja nad ülinaudivad seda. Vaikselt tõmbame kokku. Meil on siin kirjas aeg otsas, pai. Teeme sissejuhatuse homses, või tähendab järgmises osas me räägime õpetajast, natuke spetsiifilisemalt. Praegu me võtsime nagu üldiselt väga laiali, aga oli hea esimene episood ju. Selles mõttes, et me puudutasime natukene kõike, mida me nüüd hakkame edasi spetsiifilisemalt lahkama. Aitäh, et kuulasite. Meie oleme ikka veel Greten, Keiti, Riia, Kristin ja Tuuli. Ja me väga ootame teid tagasi oma järgmiseks episoodiks. Ja ka Kertu. Absoluutselt. Kes aitab kõige tehnilise poolega meid. Meil on tore tehnik Kertu, kelle me tahame ka ära mainida, sest ilma temata ei oleks see, mida me siin praegu teeme. Te ei kuuleks meid üldse. Ei, me oleks klassiruumis ja meil oleks telefon laua peal. Ka tema peab meid kuulama praegu. Ja varem lõpetame seda, varem ta saab koju kukkama. Aga rääkige kaasa, tulge meie juurde ja rääkige, mis teie arvate
ka nendest teemadest, kuulajad, kallid. jah, alustage meiega vestlust. Kirjutage, joonistage. Kommentaare. Meil on Insta. Meil on Instagram, kuhu saab kirjutada. Meie Instagrami nimi on Mis on tants. Võite meile kirjutada, küsida küsimusi, arvamust avaldada. Me oleme väga valmis võtma vastu tagasisidet ja meil on ka Gmaili konto. Oh my god, lõpetame ära juba. Igatahes, et kõik need sotsiaalmeedia asjad või kohad, kus saab meiega rääkida, on siis selle episoodi all kirjelduses kirjas ja olemas. Ehk kui on küsimusi, mõtteid, soove, rõõme, siis võib jagage neid kindlasti meiega. jagada. Ja äkki me saame neid mingi hetk lugeda ja ka rääkida nendest asjadest veel. Ilusat päeva! Aitäh teile!